hetkel on nad 3 punkti peal. Viigist siis piisab seetõttu, et Austriat suudeti võita 2-0. Ja nagu me teame, siis alagrupist esimesed 2, no need on need magusad kohad, mida kõik soovivad. Pall mängu pandud ja siin juba näeme, läheb Kreeka 1-1 Kõrraniga ja Kõrranil hea soojendus. Ja kuni ründajateni välja ei olnud kellelgi siin ruumi mõelda ega hingata. Nii, Kreeka nüüd uuesti proovib, on juba kastis, hea löök ka raami. Ja kas jõuame 2-2, kas jõuame kaitsesse järgi? No on natukene kiirem ja löök raami uuesti, aga mitte päris see, mis ta oleks vihma ajal. Ja saab Kreeka siin vahepeal hästi kasti ja kas tuleb ka teine? Jäälema hakata üks hetk. Ja otsitakse kasti uuesti. Uuesti kasti ja kas saab löögile? Saab löögile! Saab löögile ja Kõrran ei jõua sinna. Tundub, et hakkas minema hoopis teisele poole. No vaatame selle magusa kordusega ära siis kohe, mis siin meil valesti läks. Tundus täitsa üksi jäi see mängija sinna. Ja korraks prooviti meile kinkida seda. Ja väga hästi läheb nüüd siin liini taha see pall ja kas suudab Kreeka hoida mängus ja suudab ja toob kasti. Kas keegi saab ka löögile? Ja Kross jälle hästi vahel ja kas löök? Ai jah, läheme nüüd 2-2 Kreeka üritab siin meie kaitseliini üle trikitada ja võtab kohtunik selle penalti. Ja arvab õige poole ära ja läheb ilusti, sukelduub, aga ei saa kahjuks seda pallida kätte. Mõõdeltult posti kõrvale ja Kreeka 2-0. Ja nüüd juba vaja kaitsta, hetkel 2 kaitset meil taga, jõuab ka 3. järgi, aga 2-1 nüüd, või noh 1-2. Jõuab kaitseliin tagasi. Ja korraliku pommlöögi tegelikult paneb siin. Ja liinide vahelt leitakse need mängijad üles ja nüüd 1-1 Kõrraniga ja mida teeb Kõrran? Kõrran teeb spaage, aga ei jõua sinna ette. Ja liinide vahelt algas kogu see moment, nüüd kohe näeme ka kindlasti kordusest. Kreeka tegi, mida nad on siin muud kui näidanud ja tõestanud, nad oskavad teha, leida neid palle liinide taha ja liinide vahele. Adressaadita see söötaga Kiuru siin. Väga hea tugeva palli mööda maad ja läheb, on see Liis Kettersaar, kes mööda äärt saab hakata minema. Mõte hea, otsis siin värskeid jalgu ja saame ka lõpuks löögi raami. Mängupilti vaadates tundub Jotkina on pigem siin poolikuks langenud, ei ole enam. No siin veel võetakse 1-1 ette kastis ja proovitakse ise väravale ja tuleb selline. Kreeklane seda palli täitsa otse joonani tahab siin. Ja kasti peale, kas on jalka vaba löömiseks? No jalga vaba vasakuga siit panna niimoodi alla nurka. Ja hea pall sinna tsooni. On kreeklased esimesena jaol, kas saame siit veel ka löögiga lõpetada? Ja 5 minutit, just nii, 5 minutit ongi täis saanud. Jah, kahjuks siis niimoodi, et täna 0-3 kaotus, aga see tähendab ka seda, et uue süsteemi kohaselt Eesti langeb siis kevadeks B-divisjoni, hetkel A-divisjonis mängiti.